Tere tulemast vaatama ABB videosarja, milles tuleb juttu kodumajapidamise elektriseadmete valikust ja võimalustest. Meie kodu on nüüd lõpuks elektrifitseeritud, aga nagu teada, on meie kodul veel üks tuba ja see on auto. Ja õige pea võib see auto olla elektriauto või hübriidauto, mille laadimist me varasemast hoopis täpsemalt kavandama peame. Garaaži tuleb meiega laadimisseadmeid vaatama ABB tootejuht Urmas Laine. Urmas, kas ma peaksin praegu muretsema selle pärast, et elektriautod muutuvad kohustuslikuks ja ka selle pärast, kus ma neid laadimisseadmeid siis hangin? No nii reljeefset arengut vast ikka ei toimu, et kohe kohustuslikuks. Pigem ma sõnastaks teema selliselt, et meil on täna ja homme võimalik valida vastavalt otstarbele või vajadusele, et millise sõiduki me soetame, lähtuvalt siis enda teadlikkusest ja keskkonna aspektist. Tegelikult kõik taandub valikutele, mida me teeme. Pere teiseks liiklusvahendiks võiks vabalt olla puhtalt elektrijõul liikuv sõiduk. Aga kui mul on juba hübriid või elektriauto, siis millised võimalused on mul selle auto aku täis saada? Kiirlaadimisvõrgustiku laadijaid ma tean, aga mis veel? Üheks kõige elementaarsemaks ja lihtsamaks viisiks oleks loomulikult töpsel seina ja hoitud, kuid siin tekivad kohe mitmed aga. Näiteks ei pruugi meil maja pea kaitsmel olla piisavalt varu, et elektriautot hoida. Kui olen aga kortermaja parkla kasutaja, kuidas ma siis kindel saan olla, et võõras ilma loeta ennast pistikusse ei ühenda, kui olen sellise võimaluse maja ette loonud. Selliste ebameeldivate teemade ennetamiseks on parem kasutada juba spetsiaalset laadi. Antud juhul siis tulekski kasutusele ABB Terra vahelduvoolu väljundiga laadi. Mitu varianti neid Terra laadijaid olemas on? Tooteseerias on 15 erinevat, 16 amprist alates ja lõpetades 32. On olemas versioonid, kus on juba seadme küljes laadimiskaabel, on olemas lihtsalt vastava pistikupesaga versioonid. Viimasel juhul siis tuleb kasutada autoga kaasas olnud selleks ette nähtud kaabli. Aga kui kiiresti ma oma auto aku täis saan? Vaat see on kuldaväärt küsimus. Siin tegelikult ühest vastust ei olegi. Kõik sõltub auto aku kogumahtusest, eelnevast laetuse astmest ja aku temperatuurist. Ja loomulikult sellest, millise võimsusega laadijat me kasutame. Aega võib siin minna 2 tunnist 11 tunni. Tegelikult on see täiesti piisav ja mugav aeg kasutamaks laadimist selliselt, et tuled õhtul koju, ühendad auto laadijaga ja hommikul võtad täislaetud akuga sõiduki. Või siis ka teistpidi, et sõidad hommikul tööle, pargid, paned laadima ja õhtul kulged täis akuga kodu poole või kuhu siis pingiga. Aga kuidas on maksmisega? Kui oled laadija endale eramu juurde paigaldada lasknud, siis maksad laadimise eest koos elektriarvega. Täpselt sama kui mis iganes elektritarvite puhul. Avalikus ruumis kasutades maksad laadimise eest analoogselt kui mobiilse parkimise puhul. Selleks on olemas vastav mobiilne äpp. Veel on võimalik kasutada ka viipekaarti, et laadija kasutaja tuvastada ja arveldada. No peakaitse saab laadimisega korralikult vett ja vilet. Kuidas see sellele koormusele vastu peab? Siin on 2 võimalust. Laadimisvõimsust saab laadijal juba eelnevalt sätetes piirata. Teiseks võimaluseks on kasutada laadimiskoormuse dünaamilist juhtimist. Ehk laadija jälgib üldist tarbimist ja reguleerib vastavalt laadimisvõimsust, et elamu ülejäänud elektritarvitid saaksid normaalselt funktsioneerida ning peakaitsme nominaali ei ületataks. Kas minusugune ka laadija paigaldamisega hakkama saab? Kindlasti on meie hulgas osavaid käsi, kuid pigem peaks laadija paigaldusega tegelema ikkagi elektriala spetsialist. Laadija paigaldus ja tööle panemine on igale elektrikule jõukohane. Niisiis saime täna teada, et elektriautode omanikele on täna väga mitmekesised laadimisvõimalused. Ühtlasi loodame, et tänasest said inspiratsiooni needki, kes täna elektriauto soetamisele alles mõtlevad.